tulemast! Tere tulemast Katrin Saali-Sauli raamatu Miks meil paarisuhet ikka nii väga vaja on esitlusele. See on edasi raamatusarja Iga tekst on lugemist väärt 6. väljaanne. Minu nimi on Annika Laats ja mul on meeldiv võimalus täna selle raamatu autori Katrin Saali-Sauliga siin juttu ajada. Meil on nii meeldiv juttu ajada, et me juba enne mikrofoni sisse lülitamist või kättevõtmist saime mõnusalt rääkida ja oli tunne, et äkki jäämegi siia kahekesi jutustama, aga me ei ole sugugi nii kadedad, vaid tahame lasta ka teil sellest vestlusest osa saada. Mina ütlen kohe ausalt ära, ma pole elus ühtegi raamatu esitlust teinud, aga võib-olla see kevadine vasikas, kõik kevadised vasikad, esimesed vasikad ei pea ju aia taha minema. Hakkame pihta ja vaatame, mis välja tuleb. Katrin, sa oled paari- ja pereterapeut. Sinu erialaks on holistiline teraapia ja nõustamine. Sa kirjutad artikleid, kirjutad loenguid. Ma tutvusin enne siia tulekut ka sinu toreda sisuka, sinu nimelise kodulehega. Ja vast saame selle tunnikese jooksul siis kõik siin sinuga natuke lähemalt tuttavaks. Palju õnne sulle, palju õnne selle raamatu ilmumise puhul, mis ei ole küll sinu esimene raamat. See on sul juba 3. lapsuke, raamatu lapsuke. Räägi, mis poolest see raamat eriline on? Eriline on ta selle poolest, et ta ei olegi nagu päris raamat. Et ta on artikli kogumik, mida ma olen 4 aasta jooksul edasile kirjutanud. Ja võt, kui sa kirjutad raamatu, siis on su selline tunne, et see on midagi, mille ma olen praegu ju kaante vahele pannud. Et see on juba 4 aasta mõtiskluste tulemus ja see naljakas aspekt seal juures on ju see, et ma kirjutaks nii paljudest asjadest tänasel päeval hoopis teistmoodi, mis on nagu hea selle koha pealt, et järelikult ma olen 4 või selle 5 aasta jooksul, millal ma olen neid artikleid kirjutanud, arenenud. Et kui mulle nad endiselt tunduksid, et nad on täiesti minu tänasesse päeva sobivad, siis see tähendaks, et ma ei ole arenenud. Järelikult olen ja see teeb mind rõõmsaks. Kas see tähendab nüüd seda, et kui me oleme selle raamatu läbi lugenud, siis me võime teada, et tegelikult nüüd 4 aastat hiljem sa mõtled juba teisiti ja meil tuleks oodata su järgmist raamatut, kust siis lugeda nagu seda järgmist sammu, kuhu sa arenenud oled? Siis ma kirjutaksin ikkagi juba päris raamatu. Et ma arvan, et edasi ka rohkem edasi minu artikleid vast välja ei anna enam. Aga tore, et meil see raamat on 4 aasta jooksul killuke siit, teine sealt, erinevatel aegadel. Need 4 aastat on ju olnud üpris erinevad aastad. Nendel kirjutatud lood suhete teemadel. Kes sa siis oled? Kui ma nüüd lugesin üles neid asju, mis su kodulehel kirjas on, oled sa psühholoog enne kõike. Ja kui sa oled psühholoog, siis ma küsin, et on siuke tavaline natuke muigaga öeldud asi, et psühholoogiat lähevad need inimesed õppima, kes ise hädasti psühholoogi vajavad, kes tahavad oma hingest ise sotti saada. Et räägi, kuidas sinust sai siis see, kes sa oled? Siin oli kohe sul nii palju küsimusi. Ma kindlasti ei tahaks enda kohta öelda, et ma olen psühholoog. See ma ei ole. Ma olen pereterapeut ja ma olen valinud oma erialaks suhted. Et aru saada, milline on inimese suhe endaga ja milline on inimese suhe talle kallite inimestega. Siis tema perega, seal hulgas siis vanematega ja lastega. Need on kõige keerulisemad suhted ju üldse. Nagu, eks ole, suhe vanematega see algab ju siis, kui sa ise oled täiesti arutu. Sa ei saa mitte midagi aru ja sind mõjutavad sinu vanemad, kes on mõjutatud enda vanematest, oma traumadest. Kes meist siin saaks öelda, et ma olen saanud oma lapsepõlvest välja nii, et ma ei ole traumeeritud? Ei tõuse vist ükski käsi, eks ju. Nii et me kõik saame elus millegagi pihta ja siis me hakkame omandama mingeid toimetulekumehhanisme. Ja siis toimetame niimoodi elus ja need on hästi meie kõige kallimad suhted, aga nad on ka kõige keerulisemad suhted. Ja mina olen valinud siis oma teeks aru saada nendest suhetest. Jah,
kas ma läksin õppima sellepärast, et ma ise sellest aru ei saa. Et loomulikult öeldakse, et psühholoogiat lähevad õppima kui 3 kildkonda inimesi. Ühed need, kes ei saa hakkama iseendaga, teised need, kes ei saa hakkama teistega ja siis kolmandad, kellel on tõeline huvi asja vastu. Kõik arvavad, et nad kuuluvad sinna viimasesse gruppi, aga tegelikult nad ei saa ka hakkama ikkagi alguses iseendaga ega ka teistega. Ja nüüd on siis näha, kas selle aja jooksul tekib siis see parem läbisaamine iseenda ja teistega. Või on siis niimoodi, et lähevad õppima need, kes tunnistavad endale, et nad ei saa iseendaga hakkama. No jah. Sest võib-olla on see nõnda, et see on meie kõigi mure või häda, et meil on keeruline hakkama saada suhetega, iseendaga, selle maailmaga. Jah. Ja mõned võtavad ette ja õpivad seda. Jah. Ja mõned tulevad siis nende juurde, kes on õppinud, aga mõned saavad ise hakkama, et see eeldab ainult üht. Uudishimu. Tohutut uudishimu iseenda toimimise suhtes, oma mustrite suhtes, oma pere suhtes, oma toimetuleku suhtes. Ja ainukene asi, mida te tegelikult ühe nõustaja juurde minnes saate, ongi see, et tema on nii tohutult uudishimulik siis teie suhtes ja suudab vast ärgitada teie sees üles selle uudishimu. Aga sinul on lisaks eriline and nendest asjadest ka arusaadaval ja mõnusal moel kirjutada ja kõneleda, sest sa ju ka kõneled. Pühapäeva õhtud on sageli need, mis on raadiost, Vikerraadiost on kuulda sinu häält nendes peresaadetes ja siis need raamatud, nüüd siis juba 3, tähendab siis 2 raamatut ja 1, mis peaaegu ei olegi raamat, aga siiski on ja üks ilus ja armas raamat. Ja. Et sul on veel see and rääkida neist nõnda, et on hea kuulata ja hea lugeda. Kui sa nii ütled, et kindlasti ma tahaks olla parem, kindlasti ma tahaks õppida veel paremat eneseväljendust, nii sõnas kui kirjas. Minu jaoks kindlasti kirjutamine on lihtsam kui rääkimine. Et ma mõtlen paremini, kui ma kirjutan, mitte siis, kui ma räägin. Aga aitäh, et sa praegu meiega räägid. Kas sa selle raamatu pealkirja mõtlesid ise välja või valisid seal nendest artiklite hulgast selle pealkirja? Ei, mina ise ei valinud midagi, aga ma arvan, et edasi peatoimetaja Janek valis selle välja, ütles, et nii see tuleb, see selleks pealkirjaks saab. Aga ma arvan, et see on hästi relevantne küsimus, et milleks meil seda elus üldse vaja on. Et ma võin praegu mõtiskleda sel teemal, miks meil on elus üldse paarisuhet vaja? Võid küll, sest siin selles lauses sa ütled, et miks meil seda nii väga vaja on. Sa nagu see pealkiri nagu ei küsi, kas meil seda vaja on, vaid pigem nagu, selles on juba sees see afirmatsioon, see kinnitus, et seda on meil nii väga vaja. Et räägi, kuidas sellega on? Sellepärast, et on ju olemas ka üksindust ja on olemas ka sellist, on üksindust mitmesugust, sellist, kuhu on sattutud ilma tahtmata ja siis on ka teadlikku valitud üksindust. Räägi seda asja meile. No paarisuhet on meil kindlasti vaja. Kui me vaatame seda, milleks oli kunagi vaja paarisuhet, ütleme 100 aastat tagasi, kui Tammsaare meile tüvitekste kirjutas, siis paarisuhet oli vaja ju eelkõige selle jaoks, et see oli majanduslik üksus. Ei saanud naised, kes tiirlesid siis veel kolmnurgas, Kirche, Küche ja Kinder, ei saanud nemad sealt mitte siis haridust veel omades, ei saanud nemad sealt välja ja mehed poleks ka kuidagi üksinda saanud põldu pidada 100 aastat tagasi, nii et siis ta oli majanduslik üksus ja seda üksust ühendas unistus, et ühine unistus, et meie talu areneks. Ühise unistuse nimel taluti nii palju ära ja kui ilus sõnaga see on, minu kolleeg Endel Talvik ütleb nii ilusti, et mõtle kui ilus sõna talu, et sa talu nimel talud nii palju ära. Et siis oli see siiski suuresti selline pragmaatiline, logistiline üksus. Ja kindlasti oli seal ka neid inimesi, kes olid heades emotsionaalsetes suhetes, et see oli emotsionaalne tugi, aga ma arvan, et sugugi mitte kõik, sest et kust pealt see Tammsaare siis mujalt selle Pearu ja tema lambasifri loo lahti kirjutab, kus ma arvan, et seal ei olnud sellist lähedast emotsionaalset sidet. Kas ta oli intellektuaalne üksus? Raske öelda. Kas ta oli sotsiaalne? Nad ei käinud ju vanasti eriti kuskil koos. Lihtsalt see oli ka kindlasti nagu partner, kellega juttu ajada, kellega mõelda, kas nagu
kas teha põldu, kuhu teha põldu, mida panna maha. Vaevalt, et nad arutasid, kui palju saada lapsi saadi lihtsalt nii palju, kui tuli. Aga see emotsionaalne lähedus tol ajal ei olnud nii oluline, ei olnud ka nii oluline naljasoon. Ma arvan, et kui nendel aegadel oleks keegi öelnud, et see, mida tänapäeval öeldakse, et meil ei ole ühist lainepikkust, siis selle peale oleks naerdud, mis lainepikkus, peaasi, et sa tööd teha mõistad. Siis tänasel päeval on see raskuskese nihkunud selliselt pragmaatiliselt üksuselt, just nimelt emotsionaalsele üksusele. Et minu paariline võiks olla minu parim sõber. Ta peaks olema siis, kui mul on teda vaja, sellisel viisil, kui mul on teda vaja. Ma peaksin tundma tema tuge ja mitte, et ta aitab mind siis iga kord, kui mul on teda vaja, vaid lihtsalt see, mul on ka olemas see teadmine, et ta on minu jaoks olemas siis, kui mul oleks tema tuge vaja. See on kõige olulisem, milleks meil on paarisuhet vaja. Aga mul on selline tunne, et peale selle, et meil on vaja seda emotsionaalset kaaslast, ja loomulikult meil on vaja, et me siis saame lapsi ja see on meil pragmaatiline üksus, seksuaalne üksus, intellektuaalne üksus, sotsiaalne üksus. Mul on selline tunne, et tänasel päeval, kui me tegelikult saame ka päris hästi üksi hakkama, vajame me paarisuhet võib-olla ka spirituaalsetel põhjustel. Mitte siis religioossetel, aga just nimelt spirituaalsetel. Kõigepealt selle jaoks, et mõtle, kui tore sul on alati võtta varnast inimene, kelle kaela sa saad nuhelda selle, kui ma olen ise oma eluga rahulolematu. Alati on keegi, kelle peale pahandada, keda süüdistada, et öelda, et näed, sinu pärast ma ei saanud teha seda, teist ja kolmandat. Nii et nagu pahadel päevadel on meil kellegi peale projitseerida oma ängi ja loomulikult headel päevadel on meie kellegi peale toetuda. Aga armas sealjuures on see, et me tegelikult aitame üksteisel kasvada ja see, mida ma arvan, et see on spirituaalne liit, on eelkõige see, et meil on võimalus olla parem inimene tänu sellele, et mul on kõrval keegi, kes mind peegeldab. Sest et sõprade juurest me läheme ju, meil on tore aeg koos ja siis me läheme minema. Sõbrad ei jõua meile niimoodi hakata pinda käima, kui see meie enda partner, kes toob välja meie kõige suuremad ebaküpsused, meie liigse emotsionaalsuse, meie võib-olla võimetuse nagu selgelt mõelda mingites olukordades. Ja ma arvan, et see paariline toob selle hästi selgelt välja. Ja mis on üldse meie elu mõte? Tegelikult selle võiks öelda nagu väga lihtsalt, et leia üles oma anne ja siis jaga seda laialt mööda maailma lahkelt laiali. Aga siis teisest küljest võiks öelda, et elu eesmärk on ka, budistid ütlevad näiteks valgustumine. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, mina vaevalt, et jõuan selles elus nii kaugele, et ma ise valgustun, aga tahaks saada natukene helgemaks, natukene heledamaks, natukenegi helendada, liikuda sinna poole. Ja võt ma arvan, et sellel paarisuhtel on seda väge. Aidata meid heledamaks ja aidata jõuda nagu lähemale ise endale, sest et meie kõigi sees on just kui kaks mina. On see päris mina, nagu see hingekodu mina. Ja siis on see pseudomina, see, kelleks me läbi oma maskide elu jooksul oleme kujunenud. Kui me jääme millestki ilma, me ütleme, ma ei tahagi seda ja kuidas toime tulla sotsiaalsetes olukordades ja ikkagi meil on kõigil mingisugused maskid ees, et me ei jõua päris ise endani. Ja võt läbi selle paari suhte, ma arvan, meil on võimalus jõuda oma hingekoju, oma päris minani, mis on tegelikult üks imehea põhjus, miks olla paari suhtes, et keegi saab olla sulle nii lähedal ja mõnikord käia sulle nii närvidele, et lihtsalt kohe võtaks ja läheks ära. Aga selles kohas on arengukoht. Ja ma sugugi ei väida seda, et kui ikka õudselt närvidele käib, et temaga peab ilmtingimata kokku jääma. Ei pea. Võib minna ja võtta endale järgmise paari suhte ja seal jälle areneda. Läbi selle, et ta käib närvidele ja läbi selle, et ta on hästi armas. See oli küll hästi pikk vastus. Jaa. Ma isegi ei mäleta, mida sa küsisid. Aga see oli see, et paari suhte vajadus. Märtsis oli Vabal laval esietendus, nad küll mängisid selle esimest korda Narvas, nüüd saab seda vist ka Tallinnas vaadata. Pealkirjaga ma võiksin sulguda pähklikoorde. Intervjueeritud on üle 30 inimese, kes on rääkinud üksindusest, nii või naapidi. Ja seal tõdetakse, et aina rohkem inimesi elab üksinda. Osa neist on jäänud üksi elu keerdkäikudes, osa leidnud, et ongi üksi olemine nende jaoks kõige sobilikum.
ja see küsimus on, et kas see nüüd sellest, et meil on selline ressursside üleküllus, et me saame seda endale lubada, Tammsaare aegu ei saadud, kas see on tingitud võõrandumisest, et ongi niisugune võõrandumise ajastus või on see mingi üksilduse epideemia. Ja seal siis küsitakse seda, et kes see inimene siis on, kas üksiklane või karjaloom, ja ma loen 2 tsitaati sellest sealt ette. Üks 40ndates naine ütleb nõnda: ma ei oska mõelda, millal see hetk on, kui ma üksildane olen. Pigem ma tegelen terve elu sellega, et inimesi endast eemale tõrjuda. Mu vanaema küsis, et kuidas sa saad minna koju nii, et tuli ei põle. Ütlesin, kallis vanaema, pole midagi paremat kui minna koju, kus tuli ei põle. Ma saan ukse kinni panna ja ma ei pea enam mitte midagi, mitte kellegagi rääkima, siis on minu aeg. Aga vanaema ei saanud minust lõpuni aru. Ja siis on teine, see oli minu meelest üks meesterahvas, kes ütleb nii: bioloogiliselt me oleme karjaloomad, meil on väga vaja, et keegi patsutaks aeg-ajalt selga, teeks meile pai, nopiks seljakarvades satikaid. Seda satikate noppimise tunnet ei saa enda jaoks välja mõelda või ise endale väljastada. Loomulikult on vaja silmast silma vaadata aeg-ajalt. Teise inimese soojust ei saa nagu ahjust seda soojust saab. Et siiski, et see üksi olemine, üksi elamine lääne ühiskonnas, no teisalt, jah, taluperedes oli mõeldamatu, ei saanud lihtsalt ellu jääda üksi, eriti naised. Aga on ju tegelikult erinevates kultuurides ikka olnud see üksi olemise variant ka, sa jätsid religioossuse nagu kõrvale, aga omal ajal andis näiteks kloostrielu võimaluse ka naistel validagi see üksik elamine, mitte üksildane tingimata, eks ole. Aga vaata, kloostris olid nad ka kambakesi koos. Seal perekond moodustus. Paarisuhet siiski seal polnud, eks ju. Et kuidas sa näed, kas see võib siis olla ka tänapäeval mingi teadlik valik või on see üksilduse epideemia? Sa näed ka teraapias seda, eks ju, mitte küll baariteraapias. Osa inimesi kannatab väga selle all, aga kas see võib olla ka lihtsalt teadlik valik? Me oleme ju esimene põlvkond, kes seda üksi elamist ju tõeliselt üldse võimaldada saab. Nii et ma arvan, et see on üks selline uus nähtus. Tegelikult inimesed ei taha olla üksi. Et nad tahavad aeg-ajalt tõmbuda üksi, aga enamus otsib kedagi. Ja enamusel on väga paha, kui kedagi ei ole. Et see on pidev, see on ikkagi pidev otsimine, sest et sa... mõnikord on niimoodi, et hakkad mõtlema ja kohe ebaõnnestud, nii kui mõtlema hakkad. On ju nii? Ja see paariline kaaslane on see, kes tegelikult aitab sul ka mõelda. Ja mõned inimesed tõesti saavad üksi, aga neid on nagu suhteliselt vähe, kes päriselt kohe tahavadki olla üksinda või see võib olla mingi perioodi lõppedes, aga mida vanemaks inimesed saavad, seda vähem nad tahavad üksi olla. Üksi tahavad olla lihtsalt vanasti, nagu see ei olgi mõeldav, eks ole, et sa nagu 20-ndates, 30-ndates pikalt üksi elad, et nad olid ühiskondlikud põhjused. Täna on meil esimesed põlvkonnad, kes saavad endale lubada seda ka finantsiliselt. Vanasti polnud sellist finantsi, siin tuleb ikkagi finantsmaailmaga koos arvestada. Et sellisest võimalust lihtsalt ei olnud ja noorena on see päris okei olla, kui ma tegelikult kõiki neid justkui nagu tugiteenuseid saan ka mujalt, et mul on sõbrad, mul on sotsiaalne elu, mul on intellektuaalne partnerlus, ka seksuaalne elu saab tänapäeval ju olla, sa võid elada üksinda ning elada siiski väga kirevat seksuaalset elu. See ei olnud vanasti võimalik. Aga mida vanemaks inimesed lähevad, seda vähem nad tahavad olla üksi. Ma peaaegu ei ole näinud sellist vana inimest, kes ütleb, et ma tahan olla üksi. See kõigutab nagu eksistentsi alustalasid ja ma arvan, et eriti just mingist küpsest east edasi üksindus sööb hinge välja. Ma olen väga nõus, me vajame seda mina-sina suhet. Ilma selleta tegelikult ei saagi nagu päriselt inimene olla. Ja kui seda paari suhtest ei leia, siis mingil muul kujul, olles toeks kellelegi, olles kusagil mujal koos inimestega, see mina-sina suhe, see aitab meil inimeseks kasvada. Aga paari suhte puhul armastus. Kuidas on, kas sinu kui terapeudi juurde
armastuse pärast võib-olla väga palju ei tuldagi, tullakse pigem suhtekaride pärast. Ma raamatut läbi lugedes nagu vaatasin ka seda, et ega tegelikult armastusest ju seal väga palju juttu ei ole, pigem ikkagi probleemidest. See on vist see argielu paariterapeudil. No eks seda kõike tehakse ju selle nimel, et seda armastust taas leida või? Ja äkki siis peaks defineerima ära, mis see armastus on. Jah. Vahva. Ja. Minu jaoks armastus on sellise, seal on 3 tahku. Üks on see, et see on tohutu huvi inimese suhtes, kellegi suhtes. Ma tahan teada, mida ta vajab, ma tahan teada, mida ta mõtleb, ma tahan teada, mida ta tunneb, aga eelkõige, mida ta vajab. Siis armastus on tahtmine talle midagi anda. Anda mitte aga seda, mida mina tahan talle anda, aga seda, mida tema tahaks saada. Et kui mina näiteks väga tahan kõigile lilli anda, aga see on mõni mees, kellel on täiesti savi, kas keegi kingib talle lilli või mitte, siis sellest minu tahtmisest anda, nagu tema rõõmsamaks ei lähe. Ma peaks talle andma midagi sellist, mida tema tahab saada. Nii et punkt 1 huvi, punkt 2 soov anda ja punkt 3 just nimelt see, et ma näen, et see suhe kestab ka nagu ajaliinil, tulevikujoonel, et ma tahan, et see suhe kestaks tulevikku edasi. Kui te praegu ilmselt mõtlete nende inimeste peale, keda te armastate, siis need 3 punkti on kõik kaetud. Ma olen selles päris kindel. Ja kui aeg-ajalt tekib selline tunne, et ma tegelikult tahaks üksi koopasse pugeda, mitte kedagi näha ja ma tunnen, et midagi sellist, ma ei taha sulle ka midagi anda ja ma ei näe sinuga ka mingit tulevikku, siis kui see on nagu ajutine, siis on see okei. Mul kõigil aeg-ajalt läheb see tunne üle. Aga kui juba pikalt sa elad kellegagi koos ja sa ei suuda vastata nendele 3 punktile või isegi nendest ainult 1 ei suuda vastata, siis tegelikult pead natukene hakkama otsima küll, et mis on juhtunud, kas ma elan siis temaga selle pärast, et no, kuidas sa elad, kuidas sa ütled inimese kohta, et mul ei ole, ma elan sinuga, tahan sinuga koos elada küll, et tegelikult sa mind üldse ei huvita. Nii ei saa. Kui ma talle midagi anda ei taha, siis ma olen seal ju saamise pärast. Ma tahan temalt midagi saada ja tegelikult meil on suhetes väga palju saada. Ja 3, kui ma tegelikult, ma tulevikut ei näe temaga, ma lihtsalt olen selle pärast, et mul ei ole kuskile mujale minna. See ka ei ole võimalik. Nii et mina paremat armastuse definitsiooni oma elu jooksul ei ole suutnud välja mõelda. Sa tõid aja perspektiivi sisse. Kuidas see ajas muutub? Ma kusagil jäi silma mingites pealkirjades, kollases ajakirjanduses, internetis, inglise keeles seisis seal Sean says his love for Camilla is never gonna change. Mul pole aimugi, kes on Sean ja kes see Camilla on, ju nad mingid kuulsused on, aga mõte siis selles, Sean teatab, et tema armastus Camilla vastu ei muutu iialgi. Kuidas selle armastuse muutumatusega on? Nagu ma sul alguses ütlesin, et ma vaatan neid oma artikleid, mis on kirjutatud 5 aastat tagasi ja ma tean, et ma läheneks igale sellele teemale nagu teistmoodi. Et kui me ei muutu, siis järelikult mingi areng on seisma jäänud. Kui siin üks asi on elus kindel, siis on see kindel, et kõik muutub. Kas armastus, selles mõttes, armastus saab ka muutuda, et ta läheb nagu ajas suuremaks või läheb ajas väiksemaks. Või et ma arvan, et me ei saagi teda niimoodi mõõta, et ma mõõdan, et armastuse ühiks süsteemis on siis midagi ja ta on konstant. Ma arvan, et ta ei ole, et ta on sellist midagi, mida me kinni püüda ei saa. Aga ta on kindlasti midagi, mis muudab oma vormi. Ja meile lähevad ju, mida vanemaks me saame seda nagu tähtsuse järjekorrad meil ju ka elus muutuvad. Need ressursid, mida me paigutame armastusse, need muutuvad. Oma nagu aeg, raha, energia, mõtted. Kui me oleme ikkagi elus mingi teise tegevusega, kas mingi karjääritegevusega, tööga, lastega väga hõivatud, siis paratamatult ka nagu partnerile sageli ei jää nii palju aega, üldse ei ole talle ressurssi anda. Ja just nimelt ongi, et kui ma annan vähem ressurssi, ka siis mu armastus muutub. Kas armastus on sama suur, aga ma annan vähem ressurssi, aga armastus püsib ressursita? Või siis armastus väheneb? Ma arvan, need on retoorilised küsimused. Jah, aga
vasta ikkagi 20 ja 80 aastase armastus, 20 ja 90 aastase armastus, küllap need, kes seda kogenud on, võivad öelda, et eks midagi tuumvast on see sama, aga küllap ta kasvab ja muutub ajas ja ei pruugigi hääbuda või väsida, vaid vastupidi, võib-olla tõesti üha kindlamaks, üha rahulikumaks, üha suuremaks veendumuseks muutuda. Ma loodan, et see nii on. Ja selle jaoks ongi, mina olen just valinud oma liistudeks suhted, sest et suhetes on armastus. Aga on neid suhteid, mis purunevad ja mulle meeldib see või mu jaoks on oluline see, et sa oled palju mõtelnud oma elus kärgperede teemal. Sul on korda läinud lapsed, kes on jäänud hammasrataste vahele, sest nende vanematel nad ei ole enam samal lainepikkusel, nagu sa ütlesid, ja nende teed lähevad lahku. Mulle väga meeldis selles raamatus, kus sa ütled, et sinu meelest tuleks sünnitusmajas väljastada sertifikaat, mis vanematele, korrigeeri mind, kui mul see valesti meeles on, vanematele kinnitaks, et nad on selle lapse vanemad koos kogu elu alati, nii kaua, kui see laps siin ilmas on. Või nemad ise. Või nemad ise, jah. See on nii ilus mõte, et midagi, et see suhe ei muutuks mitte iial, et nad on alati ema ja isa sellele lapsele. Et laps ei muutuks eksiks siis, kui sinu elukaaslane või abikaasa muutub eksiks. Kui palju sa tegeled peredega, kui palju sa tegeled selliste kärgperede ja nende laste ja nende probleemidega? Ma tegelen nendega päris palju, kuna see minu teine raamat ongi Kärgpere käsiraamat ja ma olen selle üle palju mõelnud ja needki on ju armastuse lood. Et kuidas säilitada oma vanemlik suhe siis, kui paarisuhe enam ei toimi. Ja siis on need eestikeelsed ilusad kõik A-tähega sõnad, armastus, austus, andestus, abistamine. Ja need on kõik sõnad, mis mahuvad perekonna konteksti. Ja kärgperedest muidugi ma võiksin rääkida 4 päeva õhtuni, sest et seal on nii palju rääkida, aga selle asja tuum on ju see, et kui palju sa armastad oma last, kui palju sa austad oma lapse inimõigusi, et tal on õigus 2 vanemale. Ja kui keeruliseks see võib mõnikord muutuda, sellepärast, et suhted inimeste vahel võivad ikka minna nii õudsaks. Et ma kindlasti ütleks, et jumala eest, palun minge lahku enne, kui nagu teil austus üksteise vahel otsa saab, et ärge nüüd nagu ninast veri väljas ka nagu igal juhul koos üritage püsida, sest et kui armastus saab otsa ja austus ka saab otsa, siis on õudselt raske olla. Aga võt, kui sa oma vanematelt ei ole saanud väga tugevat armastust kaasa, siis võib juhtuda niimoodi, et sa ei oska ka oma enda last armastada. Võib juhtuda vastupidi, et sa ei ole saanud oma toetavat vanemliku armastuse kogust kätte ja siis sa just nimelt kompenseerid seda sellega, et sa annad väga palju. Võib olla nii ja võib olla naa. Aga tänases maailmas on kõige suurem defitsiit, mis üldse on, ma arvan, isade defitsiit. Emade defitsiit ei ole nii suur. Aga meil on nii palju naisi, kes on üles kasvanud juba isa defitsiidi viljatutes tingimustes. Ja emad võivad olla püüdnud ja panustanud. Ja kui nüüd üks naine on üles kasvanud ilma isata, siis ta võib muidugi teha otsuse, et jaa, ma tahan oma lapsele parimat või paremat ja ta väga hoiab ma paarisuhet, aga võib juhtuda, et samad mustrid korduvad ja kui on olnud tugev isa defitsiit, siis naine võib mõelda, et sain mina ilma isata, saab minu laps ka õige mul ei ole meestega head suhet. Ja see on üks vähemalt meie Eesti, aga nii palju, kui ma olen lugenud ka kirjandust mujalt maailmast, et see on üks kõige valusam probleeme, mis praegu on, et osad isa saab tulla lapse juurde ju põhimõtteliselt väikelapse ja siis, kui isa tahab ja ema laseb. Ja osad emad ei lase ja osad isad ei taha. Ja siis, kui veel läheb kokku ka niimoodi, et selle 2 kombo või ka piisab ka ühest sellest, kus isa ei taha või ema ei lase.
ja mõnikord on see, et ema väga laseks, aga isa ei taha. Et siin ikkagi ikka ja jälle me peame rääkima armastusest ja perekonnast kui selle ühiskonna kõige väiksemast rakust. Nii et me ei saa nagu sellest armastusest nagu üle ja nagu ümber, nagu mitte kuidagi. Ja see, miks on paarisuhe, ma nüüd tulen su sellest kärgpere teemast välja, ma ei tea, kas sa tahad veel küsida selle kohta. Ma unustasin ära, mis mõte on, et küsi järgmine küsimus. Põnev, mis sa tahtsid öelda, aga see läks praegu ära. See ma unustasin ära. Aga võib-olla tuleb tagasi pärast. Tead, ma tüüriksin A-tähtedega sõnade juurest U-tähega sõnade juurde, vähemalt ühe sõna juurde, mis mulle tundub meile mõlemale hästi oluline on, nii ma su raamatut lugedes aru sain. Minu jaoks on küll aasta-aastalt olulisemaks muutunud suhetes usalduse teema. Ja mitte ainult suhetes, vaid üldse meie nagu siuke baasusaldus selle elu vastu. Ja ma tänan, ma vajan natuke hingehoidja vajab hingehoidmist. Ma täna jahmusin, ma olin inimestega koos, juuksuris käisin, eks ole. Ja juuksur rääkis mulle, kui meil tuli Ukrainast juttu ja sealsetest noortest naistest, kes peavad oma juuksed maha lõikama, et paista vähem atraktiivsed välja. Ja tema hakkas rääkima mulle seda juttu, et aga tema tutvusringkonnas räägitakse, et võib-olla need sündmused, millest meile räägitakse, võib-olla see ei olegi tõsi, et meist ei ole keegi seal kohal käinud, et võib-olla hoopis seal ei toimugi need asjad, mis seal toimuvad. Ja ma tundsin, kuidas mul hakkab füüsiliselt paha seda juttu kuulates. Ma ei ole ise selliste inimestega kokku puutunud ja ma jõuan selle kaudu jälle tagasi selleni, et kas sa saad aru, mis toimub meie ühiskonnas, kuhu on kadunud nagu mingisugune terve mõistuslik usaldus. Kas see võib öelda, et usalduse kriis ja nii edasi, aga kas sa näed terapeudina, mis on meil paarisuhetes ühiskonnas, aga kuhu on kadunud ära selline asi nagu usaldus? Minul vahel hakkab täitsa kõhe. Oit, et ma ei julgeks nagu nii öelda, et mingi asi on nagu lõplikult nagu kadunud, usaldus on kadunud. Ma arvan, et hästi palju on usaldust olemas ka, aga kindlasti on usaldusega probleem. Aga võib-olla siin on natukene meie sellise tarbimisühiskonna nagu sellist tarbimisühiskonda, et vaata, kui ma ostan mingi asja, asi mulle ei meeldi, viin asja tagasi, tahan uut. Et ma ei usalda ise ennast, ega ma ei usalda seda asja. Ja suhetega on ju natuke nagu samamoodi, et mõnikord tahaks tahaks anda tagasi selle kedagi teist, tahaks anda partneri tagasi või tahaks anda lapsed, et nad on nii õudsad või nii sõnakuulmatud või nii lollid. Et aga selleks, et mingit asja nagu pikalt usaldada, tegelikult usaldusega käib koos ju vastutus. Et nagu see on nagu UV-faktor, et kui sa tunned, et sa millegi või kellegi eest vastutad, päriselt vastutad, kui sa vastutad nagu laias mõttes maailma eest üldse, maailma rahu eest, ja? Kui sa vastutad looduse eest, et vaata, meil ongi selline tunne ju ka inimkonnana, kindlasti üksikisikutena meie seas on hästi palju neid, kes ütlevad, ma hoolin ju loodusest ja loodusvaradest ja maailmast, aga ikkagi me oleme jõudnud mingisugusesse etappi, kus nagu üksikisikuna on väga raske võtta vastutust ja kuidagi, kas näed, et me nagu selle suure grupina, meil on väga raske võtta vastutust ja kuna vastutus ja usaldus käivad ju käsi käes, siis kui ma ei võta seda lõplikku vastutust, kas oma suhete eest, oma käitumise eest, iseenda eest, siis ongi mul raske usaldada ja mind on raske usaldada. Sa räägid vastutusest väga toredasti ka siin raamatus, tõesti nende põhiliselt ju paarisuhetest, eks, aga mõni lugu on selline, et jälle nagu hästi rikastav, pisut nagu teise nurga alt, sul on üks tore lugu, kust jookseb aususe piir, ma arvan, et minu jaoks üks põnevamaid lugusid siin meie moraali kompassist ja sellest, kui nii-öelda jutumärkides paindlik see võib olla, kuidas tõde saab õige pisut nihutada, kui see meile kasulik on. Ja samas me ise ei pea ennast sealjuures sugugi ebaausaks inimeseks, nii sa kirjutad. See on ka minu peaaegu, et üks lemmikartikkel. See on hästi põnev teema. Ja seal, ja seal on ka nii tore, see on nüüd täitsa paarisuhete teemal, eks ju, et kui
kui sa valetad nagu teise heaks või teise kasuks, et kui armas inimene küsib vahetult enne väljaminekut, peole minekut sinu käest, et kuule, kas ma näen selles kleidis või ülikonnas, üks ole hea välja, siis sa ei hakka ütlema nagu üdini ausalt, et tead, tegelikult sa oled liiga paks selle kleidi jaoks, eks ju, et sa ütled julgustavalt, et täitsa tore on, täitsa ilus näeb välja, eks. Et see on jälle, see on nagu ilus, armas valetamine, eks ju, kui seda üldse saab, jah, eks ta ju on, sa ei räägi ju tõde, sest sa näed seal neid kõhuvolte, eks. Aga see on nagu hästi põnev jälle teistmoodi artikkel ja seal sa ütled ka seda, eks ju, et grupinormid nakkavad nii hoolimise ja lugupidamise kui ka ebaaususe ja räiguse osas. Ja siit tuleb jällegi see vastutus, eks ole, et me vastutame oma käitumise. Sa küll viitad seal vist poliitikutele laiemalt, aga tegelikult ma arvan, et me absoluutselt kõik vastutame, sest see, kuidas me oleme, mida me oleme, see on nakkav, see on nagu, see levib. Ja kui me oleme hoolivad ja lugupidavad, siis see on nagu eeskujuks ja vastupidine samamoodi. No jah. See on ilus, ma soovitan. Ja sellega vaikselt hakkamegi sinna soovituste poole liikuma, eks ju. Ma olen ju kirikuõpetaja ja kirikuõpetaja põhiline töö on kuulutada rõõmsaid rõõmusõnumit inimesele. Ja sa kirjutad elujõust ja rõõmsa meelsusest. Sa kirjutad seda ka läbi selle võtme, eks ju, kus on see küsimärgiga pealkiri õnnelikuks kannatades. Et ükski suhe ei peaks viima inimest sellisesse meeleheite seisundisse, et ta kaotab oma rõõmsa meele. Sa pead hästi oluliseks elujõudu ja rõõmsa meelsust. Sa kirjutad ka ood rõõmule, väga-väga ilus lugu sellest, kuidas lapsel on õnnetu olemiseks alati mingi põhjus. Selleks, et laps normaalsest rõõmsast olekust välja kukuks, see on nii ilus mõte. Temal peab selleks olema põhjus, aga meie peame täiskasvanuna kogu aeg otsima endale põhjused, et rõõmsad olla. Meil peab mingi eriline asi olema, et rõõmsa teha. Räägi sellest õpitavast oskusest, õnnelikkuse, rahu ja tasakaalu õppimisest meile, rõõmustamisest, mida saab õppida. No jaa, Väike Jorven raamatust Väike Jorven, Pootsman ja Mooses ütles ju niimoodi, et elu on üks hädaorg, ära surema peab kord ja siis mullaks saama. See on klassika ja nagu nüüd see sõltubki, kuidas sa seda elu vaatad, on ju, et kas klaas on pool täis või pool tühi. Nutikemad inimesed oskavad seda ühel hetkel, kui on klaas, tundub, et on pool tühi, valada väiksemasse klaasi ümber ja jälle on täis. Aga väga paljud meist unustavad nagu selle dilemma juures, et klaas on pool täis või pool tühi, ära selle lihtsa tõe, et tegelikult klaas on täidetav. Et siin ei ole vaja nagu väga juurelda selle üle, kas ta on pool täis või pool tühi. Ja rõõmustamise oskus on elus üks tohutult oluline oskus, sest et elu kannab meile ise kohale nagu ängi, viha, kurbust, süüd, häbi, hirmu, ärevust, pettumust. Elu toob ise, me ei pea väga palju selleks nagu pingutama, et elu toob. Aga mõnel inimesel elu toob ka rõõmu ja kergeid tundeid, aga mõnel ei too. Ja siin me peame ise natukene kaasa aitama. Ja on ju nii, et kui sa tunned ärevat tunnet oma kehas, siis sa tunned ärevust igal pool. Peas, kõhus keerab, on ju, süda lööb, peopesa digistavad. Kui oled vihane, siis on kohe nagu rusikas tõmbub käsi ja jalg tahaks virutada. Aga kas sa rõõmu oskad samamoodi tunda ülekehalisena? Rõõm on midagi sellist, mis meil, ta on nagu hästi selline habras, ta hajub ära. Ja see on mingisugune selline oskus, mida mina vast nagu viimased 10 aastat juba püüan nagu õpetada endale. Et see ei tähenda seda, et ma leian igas päevas sellist rõõmu, kus ma nagu tahaks fanfaarid võtta ja trummi lüüa ja nagu hõisata ja saluuti lasta. Et see ei ole selline rõõm, aga selline väike rõõm mingisugustest asjadest, mille sisse tuleb tänulikkus, lootus, mingi õrnus. Ja ma püüan leida seda rõõmu ja tunda seda samamoodi ülekehalisena. Niimoodi, et see on nauding. Esiteks ma usun, et see aitab vananemist pidurdada. Minu vanuses on see juba tähtis, vananemist pidurdada. Teiseks on see tervislik. Ja kolmandaks see
on siis vastumürk sellele luuletusele, et elu on üks hädaorg ja ära surema peab kord, vaid see on see, et tegelikult elus on nii palju toredat. Ja no mina ei tea midagi elus nagu väga palju paremat rõõmust. Aga muidugi, igaüks meist leiab mingisuguseid eluperioode, et siin ei ole midagi rõõmustada. Noh, vaatame ringi ja kohe mitte midagi rõõmustada ei ole. Ja mulle tundub, et see pole tõsi. Et see on vaimne pingutus, seda rõõmu leida. See on meie enda vastutus. Nii et siin saabki nagu ju kokku siduda need sõnad, mida sina oled täna märksõnadena üles tõstnud, et kas ma vastutan kes vastutab minu elu rõõmu eest? Kui ma leian, et mul elus rõõmu pole ja sellised kergeid tunded, siis ma enam ei usalda ka elu. Kui ma ei usalda enam elu, siis mul on seda elu ka raske armastada. Kui ma ei armasta elu, ega siis ma ei suuda ka iseennast armastada. Ja kui ma ei armasta iseennast, mul on ka väga raske armastada elu. Noh, ja mis siis võiks veel parem olla kui rõõm, või tähendab mitte rõõm oodile, aga ood rõõmule. Et seal on kõik koos. Seal on usaldus elu suhtes, et küll see elu mind kuidagi kannab. Seal on tahtmine nagu areneda. Võt just nimelt see, mida ma ka alguses ütlesin, et paarisuhe, see on parim arengukeskkond üldse. See on parim keskkond, mis võimaldab mul armastada nagu nii iseennast kui elu läbi partneri. Ja siis kui ta ei sobi, siis tõesti võtta sammud ette selleks, et kannatamine kindlasti ei tee meid õndsaks, nagu ütles Põrgupõhja Jürka, vaid kannatamine teeb meid vanaks, koledaks ja kibedaks. Nii et rõõm on tähtis, jah. Jah, tõsi on see, mis on ka Piiblis kirjas, ei ole hea inimesel üksi olla, ütles Jumal ja lõi talle kaaslase. Et oleks rõõmu ja et oleks kasvamise ruumi, et oleks kellele otsa vaadata ja kelle kaisus olla ja kellega koos seda elu. Ma arvan siiski, võt seal eespool sa ühel hetkel mainisid, et religioossus ei pruugi see olla. Mina arvan, et ka religioossus ühendab väga tugevalt, kui võtta religioossust kui seda, mis on meil elus viimseks lootuseks, mis on see, mille peal me viimselt tingimusteta loodame. Kas see on nagu väga-väga tugev ühendav tala? Ma ei öelnud seda, et religioossus meid ühendab, vaid ma ütlesin, et paari suhted tänase päeva võib olla kõige olulisem põhjus üldse on spirituaalne põhjus olla koos, et mitte nagu religioosne põhjus, et ma olen sinuga nagu religiooni pärast koos, sest et seda ei ole sugugi mitte kõik, aga see spirituaalne kasvamise osa, et vaadata paari suhet kui arengulava, mis annab nagu nii tohutud võimalus kasvada, et see on areng. Ma arvan, et need on teineteisele hästi-hästi lähedal. Ja ka sellega olen ma jälle väga nõus, et kurvad asjad tulevad enamasti ise meie juurde. Ja see on see, mida ma tavaliselt ütlen peielauas inimestele, kui me lahku läheme, et vaadake, et need asjad tulevad ja siis saavad sugulased kokku ja sõbrad kokku ja ütlevad, me pole nii ammu näinud, millal me viimati nägime, siis selgub, et need olidki kunagi viimased matused 15 aastat tagasi. Ja siis ma ütlen selle peielistele, et aga armsad, rõõmsaid sündmusi tuleb ise luua. Tuleb luua neid sünnipäevalaudu, kus kokku saada ja ristseid ja laulatusi ja kõike muud rõõmsaid sündmusi tuleb luua, sest kurvad, paraku, need tulevad ise igaüks omal ajal. Ja rõõmu igasse päeva. Ja siis, kui sul on nagu rõõm, öeldakse, et rõõm teeb rinna rõõmsaks või rõõm teeb rinna soojaks, et siis on sul jaksu luua ka peret, ja siis on nagu jaksu luua paremat ühiskonda. Me ei saa luua, mina ei oska luua paremat ühiskonda muud moodi kui nii nagu, mis see oli, Ema Teresa või kes see ütles, et tahad teha ühiskonda paremaks, mine koju ja armasta oma peret. Mina paremat mõtet ei tea. Ja mina tahan Jaanekit tänada, Jaanek Uivat, kes on edasi kogu mõtte algataja ja vedur, kes on ka täna selle õhtu siin loonud, eks ju. Ja loonud selle võimaluse kokku saada ja jagada mõtteid ja olla selles hääs suhtes, kus me saame üksteisega koos mõtelda ja koos kasvada, üksteisele otsa vaadata, kus te saate Katrini käest pärast raamatusse allkirja küsida. Aitäh sulle, Jaanek, aitäh ja
rõõmu sellest tööst, mis sa teed, et see oleks ka parem ühiskond, et meie võiksime kõik paremad olla. Ja aitäh sulle, Katrin, et sa kõnelesid ja jagasid neid mõtteid. Aitäh sulle, Janek, tõesti, sest et kui ei oleks sind, siis me ei tunneks Annikaga üksteist, me kumbki ei kirjutaks edasisse kolumne, nii et see on andnud meile ju mõlemale võimaluse proovida valada oma mingit mõtet hästi lühikesse, mis meil on ette nähtud tähemärkide arv, eks ole, umbes 10 000. Kas on või? Ma ei ole sellest kunagi kuulnud. Internetis ruumi õnneks jätkub. On. Lõputult sa kirjutada ei saa. Meil on mingid tähemärgid ees. Ma pean ka küsima, peale 4-5 aastat kirjutamist saan ma nüüd teada. Aga anname siin äkki siis Janekile veel nüüd korra sõna. Ja, ma olen ka väga tänulik, et te olete nõus edasile kirjutama neid mõtteid, jagama. Me teeme aeglast ajakirjandust ja te mõlemad suudate väga eeskujulikult oma mõtteid väljendada, nii et see inimesi teeb õnnelikumaks, ütleme siis nii. Ja ma tegelikult küsiksin niimoodi, et kas on kellelgi küsimusi selle jutu pinnalt, mida tahaks praegu... Jah, just, anname. Aitäh, Marika olen. Minul on Katrinile küsimus, et te väljendasite siin, et olete mõtlemises tugevam, mõtete väljendamises kirjasõnas tugevam, aga soovite saada veel paremaks. Ma siit küsingi, et kui te soovite kirjutada veel ühe raamatu või järgmise raamatu, siis millest see võiks olla või on mõtteid, millest võiks oodata järgmist raamatut? Sest ma saan aru, et kärgpere teema on teile omale hästi südamelähedane ka, olles lugenud teie artikleid ja kuulanud peresaateid. Aitäh! Mul praegu ei ole ühtegi head mõtet, aga kui juba hakata mõtlema, millest võiks hakata edasi mõtlema, siis mind väga intrigeerivad tegelikult inimeste emotsioonid. Et kui nagu üldse inimese emotsionaalne küpsus tähendab ju seda, et tal on emotsioonid, aga ta ei lase ennast oma emotsioonidest ta ei lähe segaseks oma emotsioonide kätte, sest et mida raskemad emotsioonid meil on, hirm, viha, kadedus, kurbus, süü, vastikus, häbi, on ju, siis need mõnikord segavad meie mõtlemist. Ja kõige hullem on see, et mida kõrgem on meie emotsioon, seda usutavam see mingi mõte, mis meil peas on, meile tundub. Sõltumata sellest, kas see mõte on tark või loll. No, nagu hea näide on selle kohta, eks ole, et kui on mingisugune selline nagu lõbus noorte piduseltskond, kus võib-olla nagu veini voolab jõena ja aineid pruugitakse, siis tuleb kellelgi mõte, et oi, kui tore, näed, praegu on järvel 2 sentimeetrit jääd, lähme uisutame, on ju. Et siis sulle väga tundub, et see on väga hea mõte. Kuigi mõte on iseenesest, eks ole, loll, siis samamoodi, kui meil on väga rasked emotsioonid, me võime ka nagu nendesse mõtetesse kinni jääda, mida me tunneme siis, kui on emotsioonid rasked. Ja sellest just nimelt, nagu pereterapeudid kutsuvad seda mõistet mina-eristustasemeks, ehk siis seda, et kuidas ma suudan eristada oma mõtteid, oma tunnetest, nii et ma tunnen oma tunded ära, aga ma jään nendesse tunnetesse kinni ja ma toimin maailmas läbi nagu selle perspektiivi, kuidas oma emotsioone hallata ja millistesse lõksudesse me kukume, kui me jääme emotsioonidesse kinni, nii kärgperenduses, sest et suur osa kärgpere vaevadest tuleb ju sellest, et keegi on jäänud oma emotsiooni kinni. Tal on kas hirm, et teda ei armastata, tal on pettumus selle üle, et ta maha jäeti, nii et ma võib-olla kuidagi ühendaks need 2 ära, pluss siis veel lahutus. No lahutus, oi kui palju on siin raskeid emotsioone, on ju. Ja siis mõnikord vaatad, et kui ebailusaid otsuseid inimesed teevad, kui hirmunud otsuseid inimesed teevad lahutuse lainel, kui see emotsioon on nii kõrge, et näiteks see, kes tahab lahutada, kuidas ta võib nii inetult käituda oma partneri suhtes, kuidas see, kes jääb maha, kuidas temal see emotsioon lööb ülesse ja seal ei tule sellist nagu selget mõtet. See võiks olla nagu üks suund, mida võiks olla põnev uurida ja lahti kirjutada.
suur tänu, et kannatlikult kuulamas olite, kaasa rõõmustasite ja kollaste raamatute rivi teie riiulites kasvagu, kaunist pühade nädalat teile ja häid lugemise lamusi.